Minu kodukohaks on väike Alevik, mida enamik teab tuletõrjemuuseumi järgi, kuid vähesed teavad kohaliku jalgpallivõistkonna rohekollast särgivärvi, kus kannab kapteni paela vallavanem ning et neile oli sunnitud alla vanduma isegi Tallinna Kalev. Seega, mu kodu on tüüpiline Eesti Alev, kus kõik teavad kõiki ning kus teineteise elud on omavahel või selja taga läbi ja lõhki otsast otsani ning risti põiki läbi arutatud. Terves vallas elab ligi 2000 inimest ja ka mina tean neid kõiki. Kui mõtlema hakata, siis seal oli küllaltki huvitav üles kasvada. Kohe, kui ma mingit pahandust tegin ja arvasin, et vaevalt keegi seda nägi, siis võis kindel olla, et mõni ema tuttav tädi ikkagist nägi. Ja kui pidi sobiv võimalus avanema, näiteks kohtumine toidupoes, siis sai sellest teada ka mu ema ja sellest tuli juba selline jama, et nüüd olen ma kodust eemal olnud juba 4 aastat. Ja kui ma koju satun kondama, siis ootavad mind seal mu ema ja õde. Rohkem meie peres liikmeid ei ole. Istun kööki omale kohale ning kohe varustatakse mind sooja toiduga. Nemad on juba söönud ja nad naudivad seda, et mina olen kodus. Me räägime küll tavalistest asjadest ja teeme nalja, kuid see on nii ütlemata õdus, et võime lihtsalt olla. Ja siis sätin end lahkuma. Mitte, et mul oleks kiire, aga ma ei taha seda püha traditsiooni rutiiniks lõhkuda. Terve Eesti on ju nii pisike, et kohtun igas linnas poole päeva jooksul mõne tuttavaga. Miks meil on siis ennast anonüümsusega katta vaja? Mitte olla see suvaline laps, suvaliselt kasvamas suvalises linnas. Me peaks kaotama kehtiva privaatsuse indeksi, sest ainus, mida me tahame, on mitte olla üksi. Ma tean, et ma ei eksi.